Porsche Macan on olnud tootmisliinil juba alates 2014. aastast ehk piisavalt kaua, et teda võiks julgeda näidata ka naisluksuri proovisõidu saates. Selle aja jooksul on ta läbinud üsna õige mitu uuenduskuuri, et hoida teda noorena ja et ikka inimesed tema poole siis vaataksid Porsche esinduses. Ja nüüd on ka hiljuti läbinud ta veel ühe noorenduskuuri, et teda veel paar aastat elus saaks hoida. Ja vaatame siis, mida see ennast kujutab. Tere tulemast taas kord kaasa oma naisluksuri proovisõidule. Uuenenud versiooni on muidugi nagu Porschel ikkagi raske ära tunda, et millised need uuendused seal on, aga nii palju ma oskan teile rääkida siis kogenenud autoajakirjanikuna, et on seal siis need iluväre ja need on käredamad, siis veel erinevate versioonide puhul saab seda käredusastet siis, et kas ta on veidikene siis rahulikum või veidikene siis vihasem ja samuti on plastikud sinna ette ka rohkem tekkinud ja kõik valgusallikad põhinevad siis LED-tehnoloogial temale. Ja muidugi näeb disaini õige efektne tal välja. Ja valuvelgi saab tal siis 18 tolliseid või siis turboversioonis lausa 20 tolliseid. Tagaosa disainis on muutunud nii palju, et nüüd on seal keskel siis tuleriba, mis siis ühendab tulesid ja pimedasse näeb eriti äge välja. Ja tõesti näeb see päris kihvt sealt tagant välja ja vägagi sportlik, justkui oleks tegu tavalise sõiduautoga. Ja ka väljalasketorud on täiesti ehtsad tal. Ja pagasiruumi mahub tal 488 liitrit, paraku on Rivalil BMW X3-l omajagu rohkem pagasiruumi ja tagaistujatel on jalaruumi õige vähekene ja ka pearuumi on seal palju vähesevõitu, sellepärast et seal tuleb ju ohvreid tuua sellele ilusale kupeelikule laugavale katusejoonele. Ja ka keskmisel istujal võib olla päris ebamugav interjöör istjal. Keskel siis interjööris on olemas 10,9 tolline multimeediasüsteem koos reaalajas uueneva liiklusinfoga ja Apple CarPlay on juhtmevabalt ja õige Porsche omanik kasutab ikka Apple'i telefoni ja mingit Androidi pole mõtet siia tulla, sest selleks pole ka ühendusvõimalusi ja olemas tal 10 kõlariga 150 wattine Bossi helisüsteem. Ja ennem oli väga palju nuppe temas ja nüüd need nupud on kõik siis digitaalsed siin, virtuaalsed ja see nii palju on ka siis muutunud ja muidugi materjalid on väga head, Alcantara nahka leiab seal palju ja ka 14 eri suunas siis reguleeritavad istmed siis mäludega muidugi ka täiesti olemas. Ja samuti on olemas tal ka maastikusõidurežiim, kui keegi hull peaks minema, siis maastikule temaga. Ja veel siis leidub temas ka 7-käiguline automaatkäigukast, mis on kõikidel tema versioonidel ja mis vahetab käike väga kiirelt ilma niimoodi, et üldse jõuülekannet katkestataks ja mootori valikus on tal olemas siis 2-liitrine 4-silindriline mootor, mis on siis juurde saanud endale üle 10 siis kilovati ja samuti ka siis 265 hobujõudu on tal nüüd olemas ja muidugi sina ei taha sellist 2-liitrist 4-silindrist mootorit, vaid sa tahad ikkagi suurt V6 endal 3-liitrist, millel on 384 hobujõudu ja mis sellel on üle 280 kilovatti või siis 2,9-liitrine 2 turboga mootor on tal olemas, mis siis annab sulle lausa 440 hobujõudu. Nii et päris vägev ja nullist sääni kiirendab kõigest 4,3 sekundiga ja 11 liitrit läheb tal 100-le ka ja tõepoolest tuleb ikkagi ohvreid ka tuua nii ägeda auto eest ja muidugi eeldatakse, et sa jõuad kütust maksta, kui sa juba jõuad ta osta ja hinnad algavad tal 53 000 eurost, mis polegi tegelikult kõige hullem ja lõppevad seal 76 000 euro juures, nii et Porsche Macan on olnud kõik need 7 aastat väga vägev auto ja on vähemalt mõni aasta täiesti veel edasi. Senil oli Porsche Macan ja sellekordne naisluksuri proovisõit, kohtume juba nädala pärast.